kogenud investorid räägivad, et parim koht alustamiseks on loomulikult kodubörs, ehk siis meie puhul Balti börs. Ja kui vaadata statistikat, siis pikaajaliselt parimat tootlust pakuvad just nimelt indeksfondid ehk ETF-id. Praegu pakuvad meie pangad ETF-idesse investeerimisel mitmeid lihtsaid võimalusi. Sõlmid lepingu, valid vastava fondi välja või endale meelepärase, maksad ja on kõik. Aga iga selle liigutuse eest nad küsivad ka väikse protsendi endale. Just selle protsendi, mis võiks olla näiteks sinu suuremaks kasumiks. Mina pooldan minimalistlikku lähenemist, ehk siis ma ei taha maksta ühegi teenustasu eest. Ja selle nimel, et seda saavutada, ma olen nõus veidikene rohkem pingutama. Tänasega alustame eksperimenti, mille käigus ma siis proovin panna kokku enda isikliku indeksfondi. Sellesse fondi hakkavad kuulma üksnes need ettevõtted, mille aktsiad on kaubeldavad Balti börsil, ehk Nasdaq Balticus. Miks just Balti piirkond? Just sellepärast, et väga lihtne on saada nende ettevõtete kohta infot. Ma ei pea nagu meeletult vaeva nägema, et saada teada, mis ettevõttega toimub, kas on midagi juhtunud. Finantsminimalistina mul on veel 2 eesmärki, ehk et ma tahan saada need aktsiad võimalikult soodsalt. Turuhind võib-olla aktsial on üks asi, aga ma ei taha maksta mingisugused teenustasusid väga palju nende eest. Kui hipohind pluss teenustasu on kallim kui näiteks aktsia turuhind, siis me pigem ostaks selle aktsia turuhinnaga. Ja teiseks, aktsiate hoidmise eest ma ei taha maksta mingisugust tasu. Ehk siis kulud miinimumi. Esimese keerulise ülesandena ma pidin välja mõtlema, et milliste ettevõtete aktsiad hakkavad sellesse fondi kuuluma. Ja mis mahus? Laisa inimesena tegime väga lihtsa reegli. Kui ettevõtte aktsiatega on tehtud vähemalt 1000 tehingut viimases kvartalis, siis see saab fondi. Kui alla selle, ei saa. See 1000 tundus minu jaoks selline number, et alla selle võib-olla aktsia ei ole niivõrd likviidne. Ehk et kui mingi hetk mul läheb raha vaja, ma ei saa seda ettevõtte aktsiad maha müüdud. Sellise lihtsa filtreeringu tulemusena jäi siis sõelale 24 ettevõtet, kelle aktsiad ma siis kavatsen enda indeksfondi kaasata. 16 tükki Eestist, 1 Lätist ja 7 tükki Leedust. Täpse nimekirja on siis leitav alt videokirjeldusest. Viimase 6 aja jooksul peaks siis olema minu kokku pandud fondi tootlus 3,07%. See tundub päris vähe, kui seda võrrelda näiteks Coopi või LHV-ga. Kui nende tootlus on Coopi puhul siis näiteks 48% ja LHV puhul 30%. Aga samas, kui ma paneksin kogu oma raha pangandusse, kui midagi juhtub, siis ma olen kõigest ilma. Ehk siis, et hajutatus on minu jaoks ka päris oluline ja see lisab nagu sellist kindlustunnet. Kui nüüd siit minna edasi aga aktsiate ostmise juurde, siis näiteks 2. augusti seisuga peaks olema sellises indeksfondi portfellis 365 erinevat üksikaktsiat. Kogu väärtusega circa 651 eurot. Ehk siis see tähendab seda, et ühe ettevõtte kohta või ühte ettevõttesse ma plaanin panustada circa 30-31 eurot. Minu jaoks teeb selle eksperimendi veel põnevamaks see, et 3 ettevõtet on tulemas välja täiendavate aktsiaemissioonidega. LHV, Tallink ja Arko Vara. Emissioonide prospektid pole küll väljas, et saaks aru täpselt mismoodi ja mis alustel need aktsiad jaotatakse. Aga kui lihtsalt arvutuste kohaselt peaks tulema soodsam märkida aktsiad ja maksta selle eest ka märkimistasu, võrreldes sellega, et osta aktsiad turult, siis tõenäoliselt ma märgin ikkagi aktsiad. Sest see tuleb ikkagi soodsam ja eesmärk ju sellel eksperimendil on võimalikult suurt tootlust teenida. Ostuotsuseid tehes ma proovin kindlasti väestada need sellisele perioodile, kui aktsia hind on langustrendis. Just selle eesmärgiga, et ma saaksin antud raha eest võimalikult suure arvu aktsiaid. Fondi kuuluvate aktsiate ostuotsused ma proovin lükata sellisesse perioodi, kui aktsia hind on langustrendis. Selle eesmärgiks oleks see, et endale seatud piiranguga 30 eurot ettevõtte kohta ma saaksin võimalikult suure arvu aktsiaid. Ja asjaolu, et näiteks 11 ettevõtte aktsiad on minul juba olemas, see ei mängi siin mitte mingisugust rolli. Antud eksperiment algab täiesti puhtalt lehelt. Seda millal ja millise ettevõtte aktsia ma esimesena ostan, sellest ma olen juba õige varsti teada.